Matši vahekohtunik Kristiina Kasemets. Huvitav, et päevajuht jätkuvalt kutsub sportlasi puuri. Vana harjumus. Nii, sõbralik naeratus, sõbralik kallistus ja saame lasta matšil alata. Mehed tõstavad käe, annavad märku, et kavatsevad tervitada. Üllatustehnikaid vähemalt kohe ei tule. Esimene round. Energiline. Mis siis saaks, kui petad seal ära? Näitad, et annad tere, aga... Matš hakkab siis, kui kõlab raundi kell. See tervitamine on siuke viisakus avaldus. Ma mõtlen, kui näitad kokkuleppeks, et... No, ma arvan, et see on... Ebasportlik. Ma isegi ei ütleks, et see on ebasportlik, sest mingis mõttes see tervitamine on selline asi, mis võtab teised võimalus ära üllatada. Kui sa tõstad nurgas käe, ma tõstan ka käe, davai, lähme siis... Nii Alar läheb maadluse peale, jah? Siis on raske üllatust kasutada. Alar läheb maadluse peale, kuigi löömine on siiamaani käinud edasi-tagasi, üsna võrdselt. Alar trügib alt haake, rakendame sama Kristjan Pressi poolt tegid maadlust, tausta tuleb pöördheide, aga maha ei saada jätta. Lasi minema. Mis sa arvad, kas läks palju energiat kaotsi sellega? Tea, oli suhteliselt lihtsalt tuli muidugi. Sten nagu... Näeme ka, et Sten on leidnud võimaluse lüüa Alarile jalalööke. Jälle uuesti, jah? Ja Alar ei taha neid nagu väga kaitsta. Ma arvan, et kui see matš peaks 3 raundi minema, siis... Jalg sinine. Ja see hakkab varsti märku andma. Sinikas kõige suurem mure ei ole, kõige suurem mure on see, et see jalg ei kanna enam hästi. Alar on surunud Sten Saaremäe ringinööridesse, kuid Sten pöörab mängu ümber. Otsitakse nähtavasti võimalust mahalöömiseks, põlvelöökideks. Olles kursis tagatubade teemadega, siis ma tean ka, et kui Alar nüüd peaks selle matši ümber pöörama, ehk siis Steni nööridesse panema, siis Alar kindlasti üritab tekitada natuke distantsi ja lüüa Steni uppercutiga, ehk siis alt-haagiga pähe. Sten peaks seda ka teadma või? Sten võib seda teada, aga kas tal see meeles on? See ei ole siuke asi, mida Alar trennis kogu aeg kasutaks, et see ei ole Stenile nagu trennisko kohta, aga kui Alar võistaks valmistab, siis... See on kaval. Natuke sõjakavalust tuleb kindlasti kasuks. Näeme, et Sten ei suuda väga hästi oma maadlust realiseerida, vist jäävad puusad natukene kaugele, et kui Alar pannab korraliku pöörde sisse, siis Sten jälle lohiseb järgi. Jaa, aga siit vaata saab ringist välja vajuda ka seal tagumikuga poolenisti, et... See teeb kindlasti asja lihtsamaks kui puuris, kus on surutud tagumik seina korralikult. Alar on jälle alt-haagid. Stenil on mõnusad... Ja külje peale läheb lihtsalt, väga lihtsalt. Tundus korra, et Steni plastilised õlad päästavad teda, aga ei, Sten on all, Alar on peal. Jälle ilusa pöördliigutusega. Ja peasid nüüd Alar ise. Kas Alar suudab asendit hoida, korraks ei ohtliku kohta, Sten on selja taha minemas, aga põlvelöök ja mehed on jälle püsti. Tundub, et paagis veel kütust on. 30 sekundit on raundi jäänud. Ja selja taha tõmbega, jõu pealt läheb, tööd teeb Alar igal juhul hästi praegult. Maadluspoole pealt. Päris tehnilised liigutused ka veel. Kui nüüd Alar selle parema käe suudaks ilusti puusa kondi külge visata, aga ei. 10 sekundit raundi lõpuni vahetatakse lööke. Opla, Alarilt ilusad löögid, 4. seeria tabab pähe. Sten vastab jalaga, aga raund lõppeb ja Alarile! Selle 4 löögi väärtus lõpus oli kindlasti suurem kui Steni vastav jalalöök. Mina annaks selle raundi Alarile. Mina ka. Alar oli domineerivam ja Sten on energiat täis, aga tundub, et Alar nagu... Kas energia mitte üle ei ole kõigenud? Võib-olla, et ta nagu päris täpselt ei tea, kuhu neid oma lööke ja maadluste asju panna. Alar lihtsalt... Võib-olla on ka Alaril see pluss, et ta on natuke nõrgema ettevalmistusega täna. Ta on vähem saanud trenni teha, kuna tema töökoht kaitseväes nõuab väga palju aega, siis ta on nagu alalhoidlikum ja ta teab, et ta peab konkreetsem olema. Sten võib-olla on natukene üle valmis ja teab, et arvab, et ta suudab selle matši igal hetkel viia, kuhu tahab, aga mida matš edasi, seda rohkem. Aga paljudel on samas nii, et kui sa tead, et sul kehv on, siis seda enam nagu kuidagi suudad ennast kokku võtta. Jah, nägime ka maadluse Eesti meistrivõistlustel, mitte Eesti meistrivõistlustel, vaid Tallinna Openil seda, kus englase sportlane Kevin Visk oli tulnud natukene kehvema vormi pealt, aga andis väga tugevad lahingud Valgevenelase ja Leeduka vastu. Jah. Et eks see natuke kehvem valmistus mõnikord siukest Teine round. Aga noh, tipus muidugi see nii ei toimu, tipus peab olema kõik paigas. Tundub, et Sten tuleb natukene agressiivsemalt välja. Jätkab jalalöökidega, Alar otsib kohe mahaviimist, aga läheb natukene lohakalt.
ja Sten läheb lohakalt küll, aga lähidistants on kuidagi Alar proovib pöörde pea heidet, tõmbab jääb veel alla. eemale. Pea tõmbab eemale, niimoodi heiteid ei tehta. Alar jääb Steni alla kaksi-raksi kinni. Kas suudab ümber pöörata? Sten jahib kolmnurk alistust, Alaril on üks käsi sees. Kas saab teise? Sai teise käega sisse, kael enam ohus ei ole, tuleb korralik slam. Ehk siis Alar virutab Steni vastu maad. Käelukk. Käelukkas jahib, kas Alar patsutab? Kas tuleb käelukku lõpetus? Sten tõmbab kätt korralikult, kas on küünarliigest taha kinni jäänud? Alar kindlasti päris sellist lahendust ei oodanud, tõmbab kätt tagasi, Sten ei saa korralikult pingutada ka, sest on Alari jalgade vahel kinni. Väga ohtlik olukord Alar, kui näeme, et Alar seob käsi. Kristjan, sul on sealt parem vaade, kas Alar saab käed kokku? Ei, praegult ei ole näha. Ta sai küll teise käed natukene appi tuua, aga parem käsi, vasak käsi on tal kindlasti pinge all seal. Tundub, et see nagu täpne moment on praegu möödas, kus seda lukustust tõmmata, sest et Alar juba ühe käega jahib lööke, mis tähendab, et ta peab arvama, et teine käsi ei ole enam ohus. Sten ikkagi arvab, et tal on midagi seal olemas. Stenil kindlasti praegu emotsionaalselt raske koht, sest see oli ikka päris lähedal. Oli küll, jah. Nii näeme, kes sellest edasi Ja sai lahti. kirimist peale jääb. Alar jääb peale, põlv kaela peal ja jätkab löökidega. Kindlasti kohtunike silmis Stenile tugev eelis siit selle üritusega. Aga Alar saab püsti. Tundub, et Sten vist ka natukene kulutas energiat jälle sinna peale ära. Või noh, kas kulutas ära? Pigem nägi võimalust ja läks proovima. Moraalselt natukene tundus päris kõvasti kinni olevat. Minut jäänud, Alaril on alt haagid, aga Stenil on kehaare. Kas Sten suudab selle realiseerida, peaks praegu kas konksutama või siis rapsakaga üles rebima Alari. Samas käed läksid lahti. Tundub, et sealt seda heidet ei tule. Alar pöörab matši ümber. Aga seda jonni ikka meestel jagub. Ikka jagub, jah. Ja Alar viib taas Steni maha, ilusti selili, Sten ei suuda ka maandudes asendit parandada, nii et Alar jääb ilusti külje kontrolli, 30 sekundit on jäänud. Ja et nüüd seda luku üritust tasa teha, peaks Alar sealt pealt natukene kahju tegema, on vaja lööke, mitte lamamist. Siin oleks vist vaja nurga entusiastlikumat. Sten ja Alar on nurgast hästi juhendatavad mehed, ehk siis kui oleks võimalus praegu nurgal häält teha, siis kindlasti saaks head nõu anda ja nad saaks seda rakendada. Aga kuna on ühe klubi mehed. Täna on mängitud niimoodi, et mehed on oma jõu ja mõistusega ringis ainult. Teine raund on läbi, väga sportlik raund. Kas see käelukk oli piisav, et Stenile see raund anda? Ma nüüd paberi peal ise ei teinud linnukesi ja jooni, et kes mitu mahaviimist tegi. Kuigi üldpilt ikkagi tundus mulle Alari poole kalduvat. Nii, kordustest saame näha ka hästi mahaviimist. Ja viimane mahaviimine, mis siis Steni kuni raundi lõpuni alla jättis. Selle lõpetuse lähedal olemisel on kindlasti suur kaal, aga kui nüüd Alarile läks vist 2 mahaviimist peal lööke, siis ma ei oleks selles kindel, et Sten sellega sai kusagile kohtuniku punkti lehtedel võitjate joonele. Sekundantidel palume lahkuda. 15 sekundit pausi lõpuni, sekundandid kutsutakse ringist välja. Põhimõtteliselt peatreener Jorgen Matsi on positiivne, Sten Saaremäe on ka positiivne. Näeme, mis kolmas raund toob. Kõik on väga positiivne. Kõik on väga positiivne. Vaatame, kas mehed võtavad välja ka oma aardekirstust, äkki mõne üllatustehnika. Kolmas round. Alar alustab jalalöögiga, Sten vastab. Tundub, et Alar on vahepeal oma käed pikemaks kasvatanud nurgas. Alar on äkki väsinud natuke või? Kuidas tundub? Natuke tundub, aga läheb ilusa pettega ja tabab althaagiga lõuga. Samas on näha, et pärast lööke, kui ta raskus ära kannab, siis ta ikka natuke koperdab. Sten tundub praegu kuidagi parem või? Sten tundub parem, aga samas neid althaake ikka sinna sisse tuleb. Alar trügib ka teist. Alar teab, et althaagi maadlus on tema maadlus. Kui ta saab selle matši maha, siis on tal see hulka parem olla. Tema trumbid, et kui ta tunneb ennast väsinuna ka, siis pika Steni käega tabamismängu ei taha väga mängima minna. Nii, kas Alar suudab heiti teha või annab selja äkki ära? Nüüd on käsi pea koos küll juba seal. Sten on muidugi ilusti kinni, aga Alaril ei ole jõudu, et seda haaret hoida teravalt kinni.
läheb hoopis Sten jalgade järgi, kas saab haarde, käsi on natukene ringinööridesse takerdunud. Kas saab mahaviimise ära realiseerida või on see lihtsalt osutub ajaveetmiseks? Stenil ma kardan aega ei ole tegelikult. Stenil arvatavasti aega ei ole, esimene raund meie hinnangul läks Alarile, teine pigem Alarile. Vaatame, kas kohtunik sekkub passiivsuste hoiatustega. Ei, Sten läks ilusti ühe jala haardesse, mahaviimist teha ei suuda sealt päris. Siuksed väga rasked on mahaviimised, mida sa lähed tegema ja lõpuks ära kaitsaks, sest need on väga energiakulukad. Saab 2 jalga, viib ilusti Alari maha. Pärast pikka pusimist tuli see isegi võiks öelda lihtsasti pihku. Alar lasi ennast lendu ja on halvas kohas ringinööride vahel. Nagu pea oleks padjal. Nagu pea oleks padjal. Väike 10 sekundit enne kiirendust raundi lõpus. Kohe on minut jäänud. Kohtunik Kristiina Kasemets jälgib olukorda, kas on toimumas midagi keelatut, kas sportlased tegutsevad reeglite kohaselt. Õnneks Sten ja Alari puhul on tegemist piisavalt kogenud sportlastega, et kui amatöörmatšides muidu kohtunikul on ka nii-öelda kohustus seda matši natukene suunata, kui on näha, et keelatud tehnikad on tekkimas või sportlased on mingis asendis, kus nad ei tahaks olla, siis praegusel juhul on seda ohtu ei ole. Pigem peab jälgima, et mingid krutski vennad ei oleks. Krutski vennad. Kas Alar saab alt välja, keerab ennast käpuli ja saab püsti, Sten jätkab põlvelöögiga. Võiks Alar tööd tegema, et kindla peale minna, jah. Aga tundub päris väsinud. Löögid on väga väsinud, jookseb ilusti, kas saab läbi ja viib Steni maha. Me nägime enne, kuidas Alaril on seal kaitses olemine on päris ohtlik. 10 sekundit, 10 sekundiga, ma arvan, Sten enam lukku ei suuda teha. 5 sekundit on jäänud, jätkab löökidega, kas Alar suudab oma käsi hoida. Alar on ohtlikus kohas, toetab kätega ja see matš on läbi. No nii. Kuni 65,8 kilogrammi Eesti meistrivõistluse finaalmatš. Sten Saaremaa, Alar Hutrov, mõlemad Tartu spordiklubist Võimla ja matš on läinud kohtunike otsuseni. Kas kütsime enne matši üles suured ootused, võimas matš? Kas see vastas sootustele? Kas mehed olid selles vormis, mida sa ootasid? Tegelikult ei olnud. Arvasin, et on... Ma ise arvasin, et Sten rohkem teeb püsti või vähemalt üritab seda rohkem püsti hoida ja Alar võib rohkem maadada, et tekiks niisugune stiilide konflikt rohkem, aga Sten võttis selle maaduse vastu. Ma ei tea. Näeme ka kordusest eilset alistust. Huvitav valik. Mina ise ütleks ka, et tibaki olen pettunud. Mul on hea meel, et Alar teades, kui palju ta peab metsas rassima, ma 30 kilomeetrist rännakuid tegema, kui vähe on tal praegu tänase hetke aega spordile keskendunud. Mul on hea meel, et Alar suutis ennast kokku võtta. On teatud asjad, mida sa naljalt ei ületa. Kui ikkagi paak on tühjenemas, siis paak on tühjenemas. Aga sa võid nagu pingutada teatud hetkedel, aga tervet matš sellega läbi ei vea. Samas Sten nagu konkreetsust oli puudu. Ei olnud näha seda, et Sten teadis, et tal on pikem löögi ulatus ja ta peab kaitsel maha viimise, vaid see oli nagu siuke edasi-tagasi. Delfisse antud intervjuude ajal mõlemad ütlesid, et võtavad vastu vist ka vastase distantsi, et teeme nii püsti kui maas ja et neil nagu vahet ei ole. Lugupeetud daamid ja härrad, head külalised, meie esimene finaal on lõppenud. Lõppes see kohtunike enamuse otsusena. Võitjaks kuulutame sinine nurk Sten Saaremäe. Otkuslugu. Sten Saaremäe on hoopis kohtunike enamuse otsusega võitnud. Enamus tähendab siis 2-1 või? Iga kord pean järgi mõtlema, kuidas enamuse otsus läheb.